tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darašenka ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänases saades vaatame, kuidas on lood Ameerikas inflatsiooniga, räägime Hiina kaubandusest, siis hetkel meil on väga palju volatiilsust nii finantsturul kui ka sellest sõltuvalt analüütikute prognoosides, et vaatame need teemad üle. Ja siis üks huvitav aktsia, mis me eelmine nädal vaatasime, Simulations Plus, et sellega on toimunud ka positiivne areng, et vaatame, mis seal selle aktsia puhul huvitavat juhtunud. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis näitan teile äh, kauplemisidеed selleks nädalaks, et põhimõtteliselt enamik on siis need positsioonid, mis ma ise juba võtsin. Ja siis paar sellist nagu veel ideed selleks nädalaks, et vaatame, mis ostusignaal meil turul tekkis ja põhimõtteliselt, kuidas ma selle signaali taustal hakkasin pikad positsioonid võtma. Et tuleb järjekordne huvitav saade meil. Enne veel, kui me alustame, et ma tahaks tänada teid likeide ja kommentaaride eest, et kanal juba sai, ma siin vaatasin viimaste andmetega, 733 liitujat, et kui ma hakkasin seda tegema, et ma mõtlesin, noh, mõned huvilised on aktsiaturu vastu, aga ei oodanud, et nii palju inimesi tegelikult liitub, et nii palju huvilisi on. Et väga tore, et meid on nii palju, kes on huvitatud aktsiaturust ja aitäh vaadata mu videot ja leida, et need on kasulikud ka teie jaoks. Ja veel üks uudis, et kuna oli päris palju küsitud, et ma teeks ka midagi lisaks nendele nädalastele ülevaadetele, et nende jaoks, kes on aktiivsemini, tahab kaubelda aktsiatega, rohkem huvitatud, et siis ma tegelikult tegin Youtube'i kanalis ka tasulise liitumise võimaluse ja hakkan tegemagi paar korda nädalas sellised nagu aktsiaturg live striimid, kus aktsia sel ajal, kui Ameerika aktsiaturg on avatud, siis saab otse-eetris vaadata, et mis turul toimub koos minuga, et mis positsioonid mul on ja siis küsida minu käest erinevad küsimused ja siis vaatame ka aktsia tehnilist fundamentaalanalüüsi ja nii edasi, et kui teil on ka tõsine huvi siis aktsiakauplemise vastu, siis äh, võite ka liituda selle tasulise kanaliga. See nädal, kes on juba liitunud, meil tegelikult reedel on juba üks stream toimunud, et see on siin salvestatud, seda saab järgi vaadata, kui liitute. Seal ma just näitasin, et kuidas meil see ostusignaal oli tekkimas ja mis positsioonist ma just võitsin, et kes oli seal striimis, juba said varem seda infot kätte. See nädal ma siis plaanin teha esmaspäeval ja neljapäeval mõlemad päevad kell 8, esmaspäeval siis täna juba õhtul. Et kui soovite osaleda, siis jõuate veel liituda ja vaadata neid striime siis. Ja kes on juba liitunud, et teile siis siin info, et millal me need striimid teeme. nii äh,, ärge unustage ka selle videole like'i panna, kui see teile meeldib ja leiate seda kasulikuks ja me alustame siis. Kõigepealt alustame selliste turu üldiste teemadega, et ma eelmises saades just tõin välja, et meil palju muutumas just nagu nendes plokkides, mis mõjutab siin äritsükli, SKP inflatsiooni, et nende tariifide uue Ameerika administratsiooniga päris palju sellist nagu kardinaalselt fundamentaalseid muutusi on toimumas ja see väga palju mõjutab sellist nagu volatiilsust, mis me näeme igapäevaselt, iganädalaselt. Rohkem selle maatriksi või tabeli kohta, kui te esimest korda vaatate mu videot, siis ma rohkem selle kohta rääkisin oma 9. detsembri videos, et kui te pole veel seda vaadanud, siis soovitan vaadata. Vaatame kõigepealt, mis meil olid olulised majandusuudised eelmine nädal. Et noh, vaieldamatu siin oli inflatsioon, kõige oodatum statistika ja siin tuli selles mõttes positiivne üllatus, et CPI, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon, meil tuli isegi -0,1%, et deflatsioon oli isegi
ja oodatud oli 0,1, et oli parem kui oodatud. Core CPI tuli ka parem kui oli oodatud. Ja siis reedel producer price index ehk tootjate inflatsioon. siin ka meil tegelikult oli nagu mitte inflatsioon, vaid deflatsioon, et võrreldes eelmise kuuga hinnad tegelikult vähenesid -0,4 ja -0,1% vastavalt. Ka palju madalam, kui oli oodatud, et siin inflatsiooniga oli siis positiivne areng, kui vaatame ka graafikutega, kuidas see välja näeb. Ja rohkem siin midagi sellist nagu väga olulist ei olnud, aga noh, ega turg neid majandusuudist, majandusstatistikat väga palju tegelikult nendele ei reageerinud, et kõige rohkem hetkel tähelepanu turul läheb sellele, et mis seal öeldakse tariifide kohta, et kas nad tulevad, ei tule, kui tuleb, mis suuruses, mis riigile ja nii edasi. et sellest selline nagu suur volatiilsus, mis me näeme turul. aga rääkides inflatsioonist, et siin me näeme CPI, Consumer Price Index ehk tarbijate inflatsioon, et võrreldes eelmise kuuga -0,1%, tegelikult me näeme, et esimest korda alates aastast 2020, kui meil võrreldes eelmise kuuga siis oli negatiivne muutus. Ja siis aastane ka hakkas siin aeglustuma 2,4, et juba läheneb sinna Föderaalreservi 2% targeti juurde. et siin on positiivne areng, core CPI ehk siis selline inflatsioon ilma toidu ja kütuseta, mis võivad olla siis volatiilsed, sesoonsed, et siis tavaliselt vaadatakse ilma nendeta sellist nagu põhilist inflatsiooni niinimetatud. Ja siin me ka näeme, et väike muutus võrreldes eelmise kuuga ja siis aastases võrdluses jätkuvalt läheme madalale, et siin ka tahaks või Föderaalreserv tahab, et see jõuaks 2% juurde, et noh, hetkel on siis hea areng. Kui vaadata natukene pikemaajalisemat graafikut, et siin on meil põhimõtteliselt ka core CPI ja tavaline CPI, et siin me näeme isegi alates aastast 1990. ja noh, siin on näha, kui tegelikult kõrgeks meil käis see vahepeal inflatsioon, et pole ammu nii suurt olnud. Ja teine huvitav asi, mis ma siin graafikul näen, et alates 2010 meil keskmine inflatsioonitase tegelikult oli natukene madalam, kui ta oli varasemal ajal, et varasem tundub olevat, see keskmine oli natukene kõrgemal tasemel. Nüüd põhimõtteliselt langesimegi juba selle nagu tasemele, mis meil oli 90-ndates, 2000 alguses. aga noh, ilmselt turg on juba harjunud sellega, et inflatsioon on madalam olnud alates 2010, et siis ilmselt oodatakse, et ta kukub kuskile siia isegi tasemele. Ja parempoolne graafik näitab meil ka inflatsiooni, siis core ilma toiduta ja kütuseta ja siin näidatakse eraldi roheline joon on siis teenuste inflatsioon ja punane joon on siis kaupade inflatsioon, et siis kõik kaubad ilma kütuseta ja toiduta, et siis kõik muud kaubad, mis seal on ja me näeme siis tegelikult sel graafikul, et üldiselt kogu aeg selline nagu inflatsioon tekib pigem nagu teenustest, et teenuste inflatsioon on kõrge ja kaupade inflatsioon on noh, siin kaua aega oli isegi nagu nulli juures või isegi kaubad nagu odavnesid. Ja kuidas meil siin arenes viimane see inflatsioonihüpe, me näeme, et kõigepealt kõik algas selliste nagu kaupade inflatsioonist, et kõigepealt kaubad läksid kallimaks ja siis järgi teenused hakkasid ka kasvama. nüüd kaupade inflatsioon päris palju langenud, isegi siin mõnda aega oli deflatsioon. noh, hinnad läksid liiga kõrgele, seega väike korrektsioon nende hindades oli oodatud. Ja nüüd ta on endiselt meil -0,1. et kaubad võrreldes eelmise aastaga endiselt nagu odavnevad ja teenuste inflatsioon siis läheb madalamale. Siin järgmine graafik näitab meile siis tarbijate või tootjate inflatsiooni PPI. Siin me nägimegi siis võrreldes eelmise kuuga suuremat kukkumist, -0,4, jällegi see on suurim kukkumine alates aastast 2020. aastane oluliselt
aeglustus siin 2,7-ne, mis on siin halb võib-olla tootjate jaoks, et me näeme, et see nagu aastane, kuigi ta on siin viimane kuu vähenenud, ikkagi tundub olevat siin tõusvas trendis. Et kui nagu tarbijate jaoks hinnad nagu ei kasva kiiremini, tootjate jaoks hinnad kasvavad kiiremini, tähendab seda, et see mõjutab tootjate marginaali, et kui sul sisendhind kasvab kiiremini kui see hind, millega sa müüd. See oli nagu negatiivne areng ja core PPI, siin ka vahepeal oli nagu inflatsiooni kiirenemine ja viimased 2 kuud siis näeme aeglustumist 3,3 hetkel ja võrreldes eelmise kuuga -0,1. Et üldiselt nagu positiivne areng, et turg võib-olla nüüd võiks oodata rohkem seda, Föderal Reserv hakkab oma intressimäärad lõpuks ikkagi veelgi alandama. nii, lähme järgmise teema juurde ja räägime natukene Hiinast, Hiina kaubandusest, et siin on väga huvitav graafik, mis näitab meile Ameerika Ühendriigid ja Hiina, kuidas nende kaubandus on ülejäänud maailmaga läinud, et aastal 2000 siin kaardil, maailmakaardil on märgitud sinisega siis põhimõtteliselt need riigid, mis olid aastal 2000 suurimad, kelle suurimaks kaubanduspartneriks oli Ameerika. Ja siin sellise nagu mulliga siin joonistatud, et kui suur siis oli see Ameerika kaubandus ja kui suur oli siin nagu Hiina kaubandus ja punasega siis märgitud need riigid, kellel oli Hiina siis suurim kaubanduspartner. me näeme, et enamikul maailmal 2000 oli ikkagi nagu Ameerika ja kuidas on olukord siin 20 aastaga, 24 aastaga muutunud. Me näeme, et Hiina kaubandus on kasvanud päris suureks, tegelikult need mullid on hetkel siis Ameerikal ja Hiinal on suht sarnased juba. mõlemad kasvasid, Hiina kasvas kiiremini. ja mis siin maailmaga juhtus, me näeme, et siis tegelikult väga palju riike või paljudes riikides peamiseks kaubanduspartneriks või suurimaks kaubanduspartneriks sai ikkagi Hiina Ameerika asemel, et Ameerikal siin ikkagi säilib see Lõuna-Ameerika põhiosa ja siis Euroopa ja kusjuures Euroopas ka mitte nagu kõik riigid, et me näeme, et siin Hispaania ja siis Ida-Euroopast suurim osa ka, et siis seal pigem Hiina juba. Noh, siin on näha, et miks Ameerika tahab nagu võidelda sellega, et kui nad ei tee midagi, ilmselt siis siin kogu kaart võib muutuda punaseks, et Hiina siis muutub kogu maailma peamiseks partneriks, kaubanduspartneriks, et ilmselt Ameerika tahab taastada midagi, mis oli nagu varasemal ajal, et rohkem tooda, rohkem eksportida või midagi sellist, aga ühesõnaga jah, Ameerika ei ole kuidagi nagu rahul sellega, et Hiina nii palju kasvas ja mõjutab juba maailma nii palju. Ja põhimõtteliselt, mis on huvitav ka, et siis noh, see kaubandussõda, et nüüd ka kaupadele Hiinast Ameerika paneb suuremad tariifid, Hiina vastab millegagi ja noh, hetkel olukord tundub nagu, kui lugeda ajalehed just sellisena, et Hiinal ei ole midagi kaotada, et ainult Ameerika jaoks lähevad kaubad kallimaks ja siis põhimõtteliselt Hiina ei saa midagi kannatada. tegelikult Hiinal on ka väga suured riskid, et Hiinas ei ole ka kõiki neid nii-öelda nagu tooraineid, mis tal on vaja, et need kaubad toota lisandväärtusega ja ülejäänud maailmale eksportida. kui me vaatame sellist graafikut, kui palju Hiina import sõltub erinevatel toorainetel. et põhimõtteliselt noh, üks olulisemast on muidugi oil ehk siis nafta, sellest saab elektrit, sellest saab nagu kütust ja me näeme, et siis tegelikult Hiina sõltub noh, kuskil siin 70% juures kogu naftast, mis Hiina tarbib, tuleb tal impordi näol ja siin on muud toorained, näiteks nikel, palmiõli lausa peaaegu 100%. noh, me näeme päris palju selliseid nagu metalli jaoks
kohvi ja siis gaas ka, et põhimõtteliselt väga palju asju, et Hiina, mis Hiina teeb, ta just impordib palju selliseid nagu toorainet, palju neist nagu Hiinas ei leidu, nad peavad nagu seda teistes riikides impordima ja siis lisandväärtusega teeb need mingid kaubad ja siis ekspordib neid juba edasi. et põhimõtteliselt noh, siis kui pannakse tariifi selle osale, et hetkel keskendutakse kõik rohkem sellele, et Hiinal justkui pole midagi kaotada, tegelikult noh äh,, siin võib tekkida ka see olukord, et kuidagi need, kes müüvad nagu Hiinale, hakkavad ka Ameerika siis survel panema tariifid ka nendele asjadele, et siis saab Hiinat survestada ka teiselt poolt nii-öelda, et selles mõttes Hiina ei ole nii nagu sajaprotsendiliselt nagu kaitstud, nagu võib-olla ta üritab ennast nagu näidata, et tegelikult noh, kui nad lähevadki vastu Ameerikat, siis sõdima nende tariifide taustal, et siis tegelikult mõlema riigi jaoks see oleks üsna äh, halb. Ja Hiinas tegelikult on veel üks probleem, et neil inflatsiooni tegelikult ei ole, et kui ülejäänud maailm maadleb kõrgema inflatsiooniga, siis tegelikult Hiinas on vastupidine probleem, et me näeme, et siin on sinine joon on siis PPI, Producer Price Index, tootjate inflatsioon, et ta on meil siin nulltase, et alates 2022 tegelikult me näeme, et seal on deflatsioon siiamaani ja punane joon on siis tarbijate inflatsioon, et me näeme, et see on ka alates 2022, siin 2023 kuskil langenud nulli juurde ja hetkel on siis nagu nulli juures, et inflatsiooni ka ei ole. et kui nüüd pannakse tariifid kaupadele, ütleme, et noh, esiteks jääb päris palju kauba üle kuskile seda peaks nagu siis eksportima, siis äkki madalamate hindadega. jällegi, sellest tuleb deflatsioon, teiselt poolt võib-olla siis mõned tehased pannakse seal kinni, inimesed jäävad ilma tööta ja ei saa endale lubada siis midagi osta, jällegi hinnad lähevad odavamaks et siis see on ka üks nagu probleem siis Hiina jaoks, et nad üritavad hetkel kuidagi majandust taaskäivitada, et sellest nagu deflatsioonist ka vabaneda, et sest see ka ei ole nagu hea majanduse jaoks, kui inflatsiooni üldse ei ole. Et jah, selline siis olukord Hiinaga, mis näitab meile, et Hiinal on ka omad nii-öelda nagu nõrkused ja on, mida kaotada selles tariifisõjas. nii, täna tariifidest veel räägime päris palju, et see on turul hetkel peamine teema ja see, et see turgu väga palju mõjutab. me näeme järgmisest tabelist, mis näitab meile S&P 520 parimad ja halvemad päevad alates aastast 1990. et siin me näeme, üle-eelmine nädal meil oli just siin üks halb päev, kus S&P 500 kukkus ühe päevaga 6%. me näeme, et see on ajaloos tegelikult siin top 20 sees olemas ja juba järgmine nädal ehk eelmine nädal meil oli juba siin vastupidine areng, et siis juba oli päris hea päev, isegi top kolmesse läks sisse 9,9,5%. S&P 500 tõusis. et jah, näitabki meile, kui suur volatiilsus hetkel turul on. üks nädal meil on üks halvematest päevadest, teine nädal meil on üks parimatest päevadest ja eelmine nädal ma näitasin teile sellist nagu turu kaardi, kus on erinevad aktsiad, näitasin, kui palju nad on 2 päeva järjest nagu kukkunud, et seda iga päev ei näe. seda pildi ka iga päev ei näe, kus on nagu selline tõusupäev, et meil Nvidia tõuseb 18%, Microsoft 10%, Apple 15%, Amazon 12%, Tesla lausa 22%, Meta siin 15%, Google 10% ja isegi siin Visa 7%, Mastercard ja suured pangad nagu JP Morgan 8%, Berkshire isegi 5% tõusis ja Walmart 9%. et noh, põhimõtteliselt tead, kogu turg on nagu üliroheline ja nii suured tõusud, et seda ka siis iga päev ei näe, et isegi tegin endale screenshot'i, et meelde jätta, mis päev võib turul olla. muidugi see tekitab uued erinevad nagu rekordid, et me näeme, et see volatiilsus on tegelikult tekitanud seda, et S&P 500 päevasisene
nii-öelda kauplemisvähemik oli siin 8,5% ja see on üsna suur nagu, et nii palju päevas sees S&P 500 kõigub. me näeme, et tavaliselt see juhtub siis, kui meil ongi mingid sellised nagu tõsisemad kriisid, et eelmine kord see oli siis 2020 koroonakriisi ajal, enne seda siis on 2008, 2009, kui oli selline nagu ülemaailmne finantskriis. enamasti need on ikkagi sellised nagu, no kas seal on suured langused või suuremad sellised karutururallid, tavaliselt sellised nagu langevad turul on meil suuremad kõikumised, et kui turg on vaikselt tõuseb, siis tegelikult seal päris suurt volatiilsust ei ole ja volatiilsus kõige rohkem tekibki just sellest nagu juba määramatust, et tegelikult no turu jaoks, kui turg teab, et kõik on halvasti või on halvad uudised või on head uudised, et põhimõtteliselt, et oleks nagu stabiilselt halvasti või stabiilselt hästi, siis turg ei ole nii volatiilne, aga siis, kui turg ei tea, mis hakkab juhtuma, et noh, tariifidega me näeme, üks päev tariifid tulevad, teine päev tariifid ei tule üks päev on selline määr, teine päev selline määr, et keegi ei tea, mis lõpuks saab, et see tekitabki just sellist nagu suurt kõikumist aktsiaturul. Lisaks oli jällegi rekord käibepäev aktsiates, et eelmine nädal oli üks rekord, üle-eelmine nädal ja eelmine nädal see sai siis üle löödud, et veelgi rohkem siis sai kaubeldud, et selline nagu suur volatiilsus turul meeletab päris palju sellist nagu kauplejaid, investoreid turule. Äh, kuidas siis tariifidega turg on siiamaani arenenud ja siin on huvitav paralleel sellega, mis oli nagu Trumpi esimesel ametiajal 2016 alates, et siin on punase joonega märgistatud Trump tariif 1,0, et siis on roheline joon, see on meil S&P 500. me näeme, et siis punane joon, mis näitab, mis on siis Trumpi teise ametiaja jooksul, kuidas S&P 500 käitub. suht hästi nad kaotuvad, et alguses vaikselt tõuseb, siis hakkavad need tariifiuudised tulema, meil tuleb langus, alguses ta nii suur ei olnud, et seekord tundub, et siin ähvardused olid suuremad, et turg kukkus rohkem, aga siis on huvitav asi juhtunud, et Peking siis öelnud, et me siis fight to the end, et kakleme siis lõpuni ja siin on juhtunud sama asi, et Peking jällegi ütles, et me ei anna alla, me hakkame siis võitlema lõpuni. Ja peale seda siis me näeme, et tegelikult seal hakkasid mingi kokkulepped tekkima ja tegelikult turg taastus, oli väike korrektsioon, aga lõppkokkuvõttes ta hakkaski kõrgemale liikuma. Nüüd tegelikult ka Trump juba ütles, et teeme pausi, hakkame mingi kokkulepet tegema teiste riikidega, teeme kokkulepped. kas nüüd me kas meil hakkabki sama stsenaariumi järgi turg liikuma, et kõigepealt hirmutatakse kõik ära ja siis pärast olukord hakkab normaliseerima ja siis turg hakkab ka meil vaikselt nagu taastuma. No eks näis, hetkel me näeme, et suht sarnane käitumine, ainuke erinevusega, et siin oli rohkem Hiinat pressitud ja ülejäänud maailma ka sai pressitud, et eelmine kord rohkem nagu Hiinale olid need tariifid suunatud, nüüd ka ülejäänud maailmale, et võib-olla sellest siis selline nagu järsum reaktsioon kõigepealt ja noh, selline nagu jah, volatiilsus siis tekitab päris palju siis ebamäärust, nagu ma mainisin, isegi nagu analüütikutes, et nad ei tea, mida siis oodata, et siin oli päris huvitav areng Goldman Sachsi poolt, et 9. aprillil nad enne seda, kui öeldi nagu tariifipauside kohta, nad andsid välja siis oma prognoosi, et Ameerika liigub majanduslanguse suunas et siis olukord on halb. ja siis olid teavitud tariifipausidest ja siis 73 minutit hiljem Goldman Sachs juba ütleb, et okei, me siis juba võtame tagasi seda majanduslanguse prognoosi, et olukord on nüüd muutunud, et isegi analüütikud nagu nii kiiresti peavad oma meelt muutma, et mis meid ootab ees, sõltuvalt sellest nagu tariifi arengutest. JP Morgan siin ka hetkel prognoosid, mis on, ei ole ka kõige nagu paremad, et siin aasta lõpuni me näeme, et isegi nagu bull case, et kõige paremal juhul turg peaks ainult veidi taastuma. peamisel
peamine stsenaarium, et turg jääbki kuskil hetketasemel ja tegelikult on bear case, selline nagu karune areng peaks nagu rohkem langema. See oli nende prognoos, nüüd kui turg hakkab nagu taastuma, võib-olla ei tulegi nii suured tariifid lõppkokkuvõttes, et siis võib-olla nad ka vaatavad üle oma seda prognoosi, aga hetkel JP Morgani poolt suht nagu karune prognoos. Ja noh, kas majanduslangus tuleb või mitte, et me siin nagu saadetes kogu aeg esitan seda küsimust ja erinevate graafikute abil üritame seda vaadata sellele vastata, et päris paljud graafikud näitavad meil tegelikult, et majandus ikkagi seal aeglustub, ettevaatavad indikaatorid näitavad nõrkust, et siin on veel üks huvitav indikaator, mis näitab meile ülemaailmsed siis kaubaveod lennukitega ja siis laevadega ja muutus võrreldes eelmise aastaga. Helesinine joon on siis lennuveedud ja siis tumesinine joon on siis kaubaveedud laevadega. Me näeme, et tegelikult kui nad lähevad siin võrreldes eelmise aastaga nullist madalamad, siis võrreldes eelmise aastaga kahanevad, need on tegelikult siin majanduslanguse olukord. 2000, 2007, siin oli 2016 aeglustumine majanduses, 2020 koroonakriisi ajal, kusjuures siin enne koroonakriisi juba hakkas majandus nagu nõrgenema ja äh, äh, kui koroonat poleks tulnud, ilmselt seal oleks mingit muud moodi majanduslangus, aga võib-olla mitte nii järsk ja nii sügav nagu majanduslangus, nagu koroonaga. aga üldiselt ja oli siin ka see majandus juba liikumas selle nagu aeglustumise poole, siis 2022, 2023 me ka nägime, kui oli karuturg ja majanduslangust küll ei tulnud, napilt majandus pääses seal sellest, aga me näeme, et siis nagu lennu ja laevaga kaubavedu siis ikkagi siin vähenes. Ja mis me näeme hetkel, mis on toimus? No lennuvedu juba siin nulli juures, laevavedu hakkab nüüd vähenema, et siis põhimõtteliselt jällegi võiks neid näitajaid monitoorida, et kui nad lähevad siis nullist madalamale, siis tegelikult suht tõenäoline, et noh, kui kogu maailmas tegelikult rohkem kauba transportitakse, toodetakse, tarbitakse, siis tulebki selline nagu majanduslangus, kui see siin ikkagi nullist madalama ei lähe, jääb püsima, et siis ilmselt majanduslangust ei tule, et järgmine graafik näitab meil jällegi seoses tariifidega, et noh, miks meil siis nagu, kuidas tariifid mõjutavad konkreetsed firmade aktsiaid, et miks meil turg siis nagu kõigub üles-alla, et millest üldse nagu turu valuatsioon sõltub ja aktsiate valuatsioon sõltub, et see kõik sõltub, mis on firma käibe ja kasum. ja tegelikult, kui nüüd tariifidega firmadel hakkavad kasumid vähenema, et näiteks siin Apple'i näol võime vaadata, et kuidas need tariifid võivad seda Apple'it kasumit mõjutada. me näeme, et tegelikult, et iPhone'i kokku panna, meil on vaja enam-vähem terve maailma, et siin protsessor toodetakse Taiwanis, ekraan Lõuna-Koreas patarei Hiinas, mälu Ameerikas ja midagi siin Jaapanis ka, et põhimõtteliselt komponendid tulevad erinevatest riikidest. kui seal pannakse nüüd tariifid juurde, me näeme, et siis selle nagu iPhone'i tootmise hind läheb kallimaks. et mis see tähendab siis Apple'i jaoks, noh, põhimõtteliselt nad peavad kas tarbija jaoks hinna tõstma ka või siis nad tõstavad tarbija või ei tõsta tarbija jaoks hinna, siis sisendhind suureneb, siis marginaal väheneb, et sellega väheneb siis kasum või siis, kui nad tõstavad hinna, siis ilmselt vähem inimesi suudab endale lubada, jällegi müügid kukuvad, jällegi kasum kukub. et igal juhul siin me näeme, et negatiivselt selle nagu iPhone'i nii-öelda toorainete kallinemine toob selleni, et siis Apple võib oma kasumis kaotada ja sellest põhimõtteliselt siis suurim kukkumine Apple'i aktsias ja nüüd, kui meil nädalavahetusel oli ka uudis, et Apple
siis saab endale siis nendest tariifidest erandi. ilmselt täna me näeme suurt tõusu Apple'i aktsiast uuesti, sest jällegi me näeme, et siis see on positiivne kasumi jaoks, et põhimõtteliselt noh, kõige rohkem tulebki jälgida, et mis mõju tuleb kasumile ja mis kasumid nagu reaalselt tulevad, et aru saada, mis suunas turg hakkab liikuma. siin on ka juba analüütikud arutanud tegelikult, et S&P 500 tervikuna peale tariife peaks saama siis –5,8% mõju kasumile aktsia kohta. EPS on siis meil earnings per share kasum aktsia kohta. ja siin me näeme, et erinevatel sektoritel see võib olla nagu täitsa erinev, et siin energia ja discretionary kõige rohkem saavad pihta. Big tech siin kuskil 8%. ja kõige vähem peaks saama pihta siis nagu utilities, no mis on mingid kohalikud, ma ei tea, veevarustus, küte meil siin ja nii edasi. Financials ja real estate, et need on siis need kohad, mis on vähem mõjutud. no need ongi sellised nagu kohalikud teenused, mis ei importi sisse, seega neil on see mõju minimaalne. Ja siin veel üks huvitav graafik, vasakpoolne, et näitabki meile ka tegelikult jällegi see seos kasumiaktsia kohta ja indeksi käitumine, et siin on meil on välja toodud S&P 500 kasumiaktsia kohta aastane kasv ja välja toodud need kohad, kus S&P meil on teinud languse juba 20%, nagu hetkel on juba juhtunud, et siin me näeme tegelikult millal S&P teeb sellist nagu suurimat langust. Me näeme, et siis tegelikult, kui kasum aktsia kohta, et see on kasv, kui see on nullini jõuab, see tähendab, et siis kasvu võrreldes eelmise aastaga ei ole, kui see läheb nullist madalamale, tähendab, et kasum võrreldes eelmise aastaga kukub isegi. ja siin me näeme, et turg tegelikult teeb suure languse siis, kui kasvu enam ei ole ja siis tegelikult kasv edaspidi hakkab veelgi või tulebki selline nagu kasumi kahanemine. see oli meil siis 2000, 2007 suht sarnane olukord, et siis selleks ajaks, kui kasum enam ei kasvanud, turg on juba 20% kukkunud. ja siis tegelikult kasumid kukkusid veelgi rohkem 2020 ja väike erand on siin 2023, et siis turg tegi juba sellist nagu korrektsiooni juba varem, kui see muutus võrreldes eelmise aastaga jõudis nagu nullini, et varem hakkas juba siin price ima sellist nagu aeglustumist. mis on veel huvitav, et kui vaadata siis allpool graafiku, mis näitab meile siis mis on olnud tegelik kasumaksu kohta võrreldes selle prognoosiga, mis analüütikud andsid üks aasta tagasi enne seda prognoosi. ja siin me näeme siis väga huvitavat pilti, et see 20% kukkumine S&P 500-s toimub siis, kui me saame siin maksimaalse vahe nende kasumiga, mis tuli võrreldes sellega, mis analüütikud ootasid, et siin me näeme, et siis tuli peaaegu siin –30% halvem, kui analüütikud ootasid. samas võrreldes eelmise aastaga see oli siis nagu nullkasv, võrreldes eelmise aastaga veel ei kukkunud, aga samas analüütikute ootustega võrreldes oli siis maksimaalne möödapanek madalamale. ja siis tegelikult me näeme peale seda tihti siis analüütikud juba muutuvad oma prognoosid negatiivsemaks ja enam rohkem sellist nagu negatiivset üllatust ei ole. aga jah, siin tundub olevat, et kõige rohkem turg kukubki siis või vähemalt selline 20%-ne kukkumine tulebki siis, kui turg saab maksimaalse üllatuse enda jaoks, et analüütikud ei oodanud, et tuleb kasumi vähenemine, see tuleb palju hullem, kui analüütikud ootasid ja siis selline nagu põhimõtteliselt ootus, kõrge ootus ja siis negatiivne nagu reaalsus, mis saavad kokku, et see viibki kõige sellise nagu suurema kukkumiseni. et kus meil hetkel oleme, et siin graafik meil aasta alguseni, et noh, nüüd hakkavadki meil siis esimese kvartali kohta tulema siis andmed, et mis firmad
firmade käibed kasumid olid. ja noh, turg meil on siin juba teinud sellest 20% kukkumist, et kas nüüd meil siis hakkavadki tulema palju halvemad tulemused, kui analüütikud ootasid, et võib-olla siis võrreldes eelmise aastaga siin kasv aeglustub ja siin me peaks nägema siis sellist nagu kõige halvemat punkti, vaadates seda ajalugu ja enne, pärast seda siis analüütikud korrigeerivad oma prognoosid ja siis enam nii positiivselt nagu ei oota arenguid. Nii, selline info siis ja valuatsioonidest rääkides veel, eelmine nädal ka vaatasime sellise nagu valuatsioonigraafiku, et siin veel üks, mis näitab meile siis S&P 500 tulevane peer ratio, et noh, kui see näitab meile, et siis mis oodatakse siis järgmise aasta kasumiks ja vaadatakse, mis hetkel aktsia hind on, et siis mis on see suhe hetkehind ja tulevane kasum. ja noh, see ka selgitab meile, et miks siis, kui need ootused järsult, kasumid tulevad madalamad kui ootused, et meil turg hakkab nagu järsult kukkuma, sest jah, siin nagu hinnang nagunii meil oli nagu juba kallis suhted 22 tulevane peer ratio, nüüd kui kasumite prognoosid alandatakse, et tulevane kasum ei tulegi nagu nii suur, nagu oli oodatud, tegelikult kui hind jääb samal tasemel, siis see peer ratio kasvab veelgi. aga hinna kukkumisega hind peab siis kukkuma veelgi kiiremini kui need kasumid, et see peer ratio nagu normaliseeruks, et hetkel me juba nägime normaliseerumist 18 juurde, aga ikkagi siin nagu ma eelmises saadetes tõin välja, et siin meil tundub alates 2010 kuskil selline põhjad tekkisid siis, kui oli see 15 või 13 või 17 vahel nagu enam-vähem, no 15 kuskil selline nagu keskmine võib öelda. et siin me näeme, et tegelikult on veel kukkumisruumi nii-öelda turuvaluatsioonil on. kas see toimub läbi selle, et siis aktsia hind ei tõuse samal ajal kui kasumid ikkagi tõusevad, et niimoodi saab normaliseerida või siis, kui kasumid ikkagi kukuvad, siis aktsiaturg kukub veelgi rohkem. et siis price kukub kiiremini kui earnings ja see price earnings ratio lähebki paremaks. Suurematel firmadel, Magnificent Seven, et kuidas neil on muutunud võrreldes eelmise aasta algusega see peer ratio. me näeme, et kõige rohkem ta on kukkunud Teslal, noh, pole ime, et ta oligi tal ülikõrge 198, nüüd on 117 ikkagi väga kõrge. Nvidial see on väiksemaks läinud Aprilil 40-st 30-le ja põhimõtteliselt kõikidel siin läinud väiksemaks. mida see tähendab, et noh, no aktsiad läksidki veidi odavamaks. kas nad on päris odavad, see graafik meil näitab, et nii nagu põhjas odavad nad hetkel veel ei ole, aga selline odavnemine juba pani päris paljud juba ostma midagi turult. et siin parempoolne graafik näitab meil ka sellist nagu retail ostamist, et siin on välja toodud ETF-id ja singles ja need on nagu üksikaktsiad. me näeme, et märtsis, kui meil see langus alles algas, et siis oli juba rekordostmine, et viimase tariifilangusega ilmselt sai juurde ostetud, et siis nagu esimese languse retail ostis välja nii-öelda, mis sa hakkas, et hakkasid siin nagu välja ostma seda. kas sellega tuleb lõplik põhja? noh, ma miskipärast kahtlen, mulle tundub, et siis, kui retail täiega ostab, siis keegi neile ikkagi müüb ja siis suur raha ikkagi ostab siis, kui retail neil hakkab müüma, et nagu meil siin oli 2022 näiteks. ehk põhimõtteliselt vaadates seda pilti, mulle tundub, et hetkel sellist nagu lõplikku põhja meil veel ei olnud, et ilmselt läheme veel madalamale ja lõplik põhi mulle tundub, et tekib siis, kui retail hakkab siin ka ikkagi siis müüma, võib-olla siis, kes ostnud siin, hakkavad juba müüma ja siis, kui me näeme igalt poolt prognoosid, et või siis kõik arvavad, et turg kukub edaspidi, et tavaliselt põhi tekib siis, kui kõik arvavad, et ikkagi kukume veel. ja tavaliselt, kui ostetakse välja sellised nagu põhjad, et tundub, et madalamale kukkuda ei saa, siis kingituseks tavaliselt turg annabki teise ja kolmanda põhja madalamal tasemel veelgi. mis ehk põhimõtteliselt
lõppkokkuvõttes nendes graafikutes, et aktsiad läksid hetkel odavamaks, retail hakkas neid ostma, aga mulle tundub, et see ei ole veel nagu nii, noh, vähemalt minu jaoks, ma hetkel ei torma veel investeeringute jaoks pikaajaliselt ostud tegevast, mulle tundub, et me võime saada veelgi parema hinna, et ma tahaks osta, et siis, kui see P-ratio hakkab olema siin 15 ja võib-olla madalam. Ta on küll odavnenud, aga pole veel nii odav nagu tahaks. Äh, ja mis siin huvitav ka, et siin graafikul me tegelikult näemegi üksikaktsiad ja TEF-id ja tegelikult siin 2022, 2023, kui turg langes, siin näitab, et retail tegelikult vabanes pigem üksikaktsiatest ja ETF-idesse sissevool ikkagi samal tasemel, et see näitab äkki seda, et ETF-idega pigem siis ostetakse ja hoitakse isegi siis, kui turul tekivad langused, et võib-olla siis regulaarselt need ETF-i ostetakse, aga need, kes kauplevad üksikaktsiatega või investeerivad üksikaktsiatega, nad võib-olla siis rohkem mõjutatud sellega, mis seisus turg on, et siis kui turg tõuseb rohkem, siis neid üksikaktsiaid ostetakse, siis kui turg langeb, rohkem neid üksikaktsiaid ka müüakse, et seal on siis rohkem volatiilne käitumine ja investori poolt. nii, lähme edasi ja siin tuli päris huvitav küsimus ka. Julia kirjutas, et aruta palun natukene mõne idee. Läbirääkimised tariifide osas võivad tekitada aktsiaturule ajutised tõusulained, et mis nägemus, mis strateegiat kasutad? noh, me juba nägime tegelikult kaks viimast nädalat, et kuidas seal ajutiselt langus- ja tõusulained tekkimas ja tegelikult mis strateegiat saab seal kasutada. noh, mina kasutan ikkagi sedasamat strateegiat, mis ma alati kauplemises kasutan. ainuke, et ma olen hetkel rohkem selline nagu riskikartlikum, et ma kiiremini väljun positsioonist, kui ei lähe nagu mul oli oodatud, et ei anna nagu positsioonidele rohkem nagu ruumi. Et üritan kiirem väljuda, et pigem siis kapitali säilitada nendel volatiilsetel aegadel, siis peamine eesmärk. Et tean, et uudised ette näha tegelikult on üsna raske, et kui turg ise juba vihjeid ei anna, kuskil see info lekib ja siis me juba hinnakäitumisest näeme, seal mingid ostu- või müügipaternid hakkavad tegema, aga muidu siis jah, kasutada tehnilist paternit hetkel ja kasutada kindlasti stopid, võib-olla nagu minna natukene neid kiiremini liigutada, et rohkem oma kapitali kaitsta ja olla valmis, et siis põhimõtteliselt võib-olla selline nagu suurenenud volatiilsus, aga muud sellist nagu kardinaalset mingit uut strateegiat või strateegia muutust ma tegelikult pole teinud enda jaoks. no see pole ka esimene kriis minu jaoks ja minu kauplemissüsteemi jaoks, et ma olen ka eelmised korrad niimoodi nagu edukalt kõik need läbinud, seega ma juba olen üsna kindel oma süsteemis ja ma iga selle nagu turu muutuse järgi ei hakka oma süsteemi muutma tegelikult. nii, järgmine küsimus on rohkem selline nagu investori seisukohalt, et investori seisukohalt tasub vaadata rohkem selliste ettevõtete puhul, mis ei sõltu nii palju globaalselt tarneahelast ning mille tootmine, teenuse pakkumine ja sihtkliendid on samas piirkonnast. seda näeme ka Euroopa toidukaupade tootjate juures, mis toodavad rohkem kauba siseturule. paku oma poolt, mis sa arvad, võiksid olla need ettevõtted ja mis saab suurimatest Microsoft, Google? Euroopas huvitavas kohas kinnisvarafirmade aktsiad, mis tegutsevad kohalikul turul, mille käekäik sõltub praegu suurest intressimäära muutusest. mis sa arvad? võtad endale ka midagi vaatluse alla ja siis muu turgude poole, et põhimõtteliselt, kus on tariifid 10% tasemel. no põhimõtteliselt küsimus on, mis investor peaks tegema seoses nende tariifidega ja kuidas siis, kas valida kohalikud firmad või globaalsed firmad? noh, siin jällegi kui me läheme eelmiste slaidide juurde, nagu ma mainisin, et firma aktsia käekäik sõltub kõige rohkem sellest, mis on firma kasum ja käibe. ja põhimõtteliselt noh, kui sa valid mingid kohalikud firmad, siis seal on omad piirangud võrreldes selliste nagu globaalsete firmadega. globaalsetel firmadel on rohkem mõju. näiteks me nägime hetkel, et Nvidia, Apple saidki juba mingi tariifide pausile endale, ilmselt
seal ongi mingid seosed nende suurte firmade ja ikkagi valitsuse vahel, et nad saavad seal kuidagi mõjutada väiksematel firmadel sellist nagu luksust ei ole. Tegelikult ma arvan, et suurimategi firmadega on kõik endiselt nagu saab hästi, et neil on tegelikult noh, päris palju palju rohkem ressurssi kui väiksematel firmadel, et kõige nende nagu probleemidega tekitada, leida nendele lahendused, erinevad, kas luua teine tarneahel või kuidagi nagu mõjutada sellist nagu poliitiliselt otsuseid ja nii edasi, et väiksed firmad seda endale lubada ei saa. samas ka kasvuruumi, et kui sa võtad lihtsalt kohaliku mingi väikse firma, et võib-olla ta ei saa suurekski kasvada, et siis võib-olla ostadki mingi aktsia, mis jääb kogu aeg nagu samal tasemel. seal võib olla ka teised omad mured, et põhimõtteliselt kuidas ma ise praegu tariifidele käitun, ma väga palju tegelikult noh, need aktsiad, mis mul olid investeeritud, ma neid nagu kuidagi nagu ei puutu, et seal ongi, kui sa investeerid pikaajaliselt ja ootad, et firmal kasum pikaajaliselt, ütleme üle 10 aasta peaks kasvama, siis noh, aktsia hind sõltuvalt sellest kasvamist, ta võibki siis kasvada sõltuvalt sellest, mis uudised tulevad, ta siin nagu hüplikult hakkabki liikuma edasi-tagasi ja lõppkokkuvõttes sa panustad ikkagi selle, et 10 aasta pärast peaks kasum olema kõrgemal tasemel ja aktsia hind kõrgemal tasemel. mis vahepeal juhtub, noh, võib-olla kui me võtame Nvidia, seal ka tal ajalooliselt kasum kasvab, aga mingi vahepeal Bitcoini buum, kaardid läheb rohkem, siis on mingi ai buum, siis võib-olla see ka rahuneb maha ja niimoodi võib-olla see liigubki kõrgemale, et vahepeal on mingid buumid, siis on mingid madalseisud, aga lõppkokkuvõttes, kui 10 aasta pärast, sõltumata nendest uudistest, mis tulevad, on kasum ikkagi kõrgemal tasemel, siis aktsia hind saab ka olema kõrgemal tasemel, et siin on tegelikult kõik väga lihtne ja kui üldse nagu sa investorina hakkadki iga uudise peal oma portfelli seal nagu ümber ehitama, et täna on tariifid, homme me ei tea, võib-olla veel mingi uus uudis tuleb, noh, enne seda meil oli tehisintellekt, et nüüd sellest ka väga palju enam ei räägita, et nüüd on tariifid esikohal, et põhimõtteliselt sa hakkad kogu aeg siis kas sul peab olema juba selline strateegia, mis põhineb hetkel nagu kuuma uudisel või kuuma turu teemal, et sa kogu aeg siis, aga see on rohkem juba tundub olevat nagu kauplemine, et sa vastavalt uudistele kuidagi ennast positsioneerid. Äh, või siis pigem ongi, et sa võtadki mingi konkreetse firma ja siis arvad, et mis võib olla siis 10-20 aasta pärast. Sest jah, need tariifid on noh, isegi eriti meil nagu erainvestoritel on üsna raske aru saada, et mis see tariifide mõju saab olla, mis lõpuks saab olla, me näeme, et siin isegi Goldman Sachsi analüütikud muutuvad oma meelt päeva sees, kas tuleb majanduslangus, ei tule, jah, siin me näeme ka muud graafikud tegelikult, mis võib mõjutada ka peale tariife, et me näeme siin näiteks muud uudist meil ka olemas, et rekordarv erinevaid roheprojekte sai tühistatud hetkel 2021 esimeses kvartalis. kas see on seotud tariifidega või see on seotud sellega, et üldse Ameerikas uus administratsioon väga palju nüüd selle roheenergiasse nagu ei pane, vastupidi, isegi nagu ütlevad, et või soodustavad sellist nagu gaasi ja nafta tootmist, et see võib olla ka selline nagu teema, et kas sa sellest lähtuvalt jällegi väljud kõikidest oma siis roheenergia investeeringutest, mis sul portfellis on, või sa vaatad nagu pikemaajalisemalt ja saad aru, et võib-olla pikemas perspektiivis ikkagi nagu roheenergia arv kasvab ja võib-olla ajutiselt meil ongi seal mingi nõrgenemine ja nii edasi, et siis väga palju erinevaid muid teemasid, mis võivad nagu mõjutada konkreetselt ka kohalikud firmasid, et sa pead seal tegelikult noh, vaatama, et mis seal valid kohaliku firma, ta on tariifidest kaitstud, aga võib-olla seal on mingid teised probleemid. Noh, me nägime näiteks, et Ameerika finantsinstitutsioonid on suht kaitstud tariifidest, aga teiselt poolt, kui vaadata siin näiteks meil viimasel ajal olnud päris suur väljavool nii-öelda nagu laenude ETF-idest, 1,4 miljardit, et me näeme, et siin ajalooliselt rekordiline väljavool oli laenudest, et võib-olla seal juba nähakse, et laenud
rohkem laene, läheb hapuks, et investorid ei viitsi või ei soovi neid laenu ETF-id enam hoida enda portfellis. et jällegi võib-olla siis vaatad, et okei, tariifid seda firmat ei peaks mõjutama, muud infot ei vaadanud, aga siis järsult selgub, et seal finantssüsteemis on ka mingi probleem ja tegelikult võib-olla siis pangad ja muud finantsettevõtted saavad isegi rohkem olema mõjutatud kui näiteks see Apple, mis saab endale lõpuks iPhone'ile mingi 10%-lise tariifi ja temal müük eriti ei kuku ja siis nad müüvad rohkem teenuseid ja lõppkokkuvõttes ikkagi neil kasum kasvab. Aga sa panustasid sellele näiteks, et vaatasid graafiku, et Apple peaks olema rohkem mõjutatud tariifidest, aga tegelikult mingi Goldman Sachs ei peaks mõjutama ja siis reaalsuses kõik nagu juhtub vastupidi. Et noh, see on selline nagu minu mõttekäik, kuidas mina hetkel nagu tariifidele ja üldse sellistele nagu muutuvatele uudistele kogu aeg nagu suhtun, et kauplejana vaatan pigem, ei vaatagi uudiseid, vaatan pigem nagu tehniliseid paterne, sõltuvalt sellest. Pikaajalise investorina valin mingid sellised nagu huvitavad firmad ja mind kõige rohkem huvitavad sellised nagu kas kasvavad ja kasumlikud firmad või siis sellised nagu stabiilsemad kasumlikud ka firmad, mille aktsiahind on ajutiselt läinud üliodavaks, et siis saab seda väga odavalt kätte, et mul on selgelt nagu kaks sellist nagu valikut olemas ja enamasti vaatan ikkagi tech-firmad, kuna ma ise olen IT-haridusega, kõige rohkem saan sellest nagu sektorist aru. et see on minu selline nagu lähenemine. Ja kinnisvarafirmade kohta siis ma ka väga hästi ei oska vastata, sest ka see ka ei ole minu selline nagu ekspertvaldkond, et ma kinnisvaradesse väga palju või kinnisvarafirmade aktsiatesse väga palju ei investeeri või üldse ei investeeri, et nii, kui teil on ka mingid huvitavad küsimused, mida ma võiksin ka saada raames võib-olla arutada, ma usun, et see arutelu, mis hetkel oli, siis on huvitav ka teie jaoks, et tekitab ka teil mingid mõtted võib-olla, mis ongi tegelikult minu eesmärk, et ma ei taha öelda, et minu arvamus on ainuüksi õige, ma tahangi siin tegelikult jagada teiega oma nagu arvamust ja võib-olla kuulda kommentaaride kaudu teie tagasisidet, ma annan teile mingit mõtteainet, te annate mulle tagasi ja siis me siin koos saame seda arutada, mõelda nagu ja siis leiame head lahendused kõikide jaoks tulevikuks. Äh, nii et kui teil on huvitav kommentaar, siis kindlasti ärge unustage seda video alla jätta. nii Simulations pluss, eelmine nädal vaatasime sellist nagu huvitavat ettevõtet nagu Simulations pluss, mis pakub tarkvara erinevate siis sealhulgas ka ravimite testide nii-öelda jaoks, kus saab vaadata, kuidas ravim hakkab nagu toimima ja nii edasi, et nad raporteerisid suht head kvartaaltulemust, et kui te pole eelmist saadet vaadanud, siis võite vaadata, mis seal oli selle firmaga, aga eelmine nädal meil tuli üsna huvitav uudis, et FDA, Ameerika siis selline agentuur, mis annab siis seal erinevate ravimite kohta siis lubasid ja üldse nagu kogu seda nagu ravimite protsessi kontrollib, et nad põhimõtteliselt siis andsid teada, et hakatakse asendama selliste nagu ravimite testid loomade peal sellega, et hakataksegi nagu tarkvara abil pigem seda testima, et siin on kirjas AI-based computer modeling to simulate drug behavior and toxicity, et põhimõtteliselt siis arvutimudelitega, sealhulgas ka tehisintellektiga mudelid, kes hakkavadki seal simuleerima, et kuidas mingi ravim hakkabki toimima, et mis kõrvaltoimud seal võivad olla ja nii edasi. ehk põhimõtteliselt kõik see, mis testiti loomade peal, et need saab asendada siis selliste nagu tarkvaraliste testimisega. ja põhimõtteliselt see oli väga positiivne areng selle Simulations pluss firma jaoks, et nende aktsia siin reedese seisuga tõusis 26% lausa, et hea kvartaaltulemus üldiselt kasumlik kasvav firma, väga positiivne siin fundamentaalne uudis tuli, et vot näiteks see on üks selline nagu huvitav idee, mis ma hetkel jälgin, millesse ma tahaks võib-olla investeerida, et siin on ka hinnang Guru Foxi evolutsioonimudeli järgi me näeme, et üsna odav hetkel
ja siin tehniliselt nüüd ma jälgin, et siin 200-päevane libisev keskmine, ma pluss kolmateeret, et siis hetkel siin võib olla see ajutine vastupanu. ma jälgin, millal hind teeb siin korrektsiooni libiseva keskmise juurde, teeb siin kõrgema põhja ja siis siin ma juba hakkan kaaluma mõnesse oma pikaajalise portfellisse seda aktsiat tegelikult pisama, sest see on, tundub olevat selline rohkem pikaajaline teema, et eriti tehisintellekti arenguga, see ongi üks firmadest, mis võibki võita sellest, et nad juurutavad seda oma tarkvarapaketti, et see aitabki rohkem seal erinevad simulatsioonid teha ravimitega. Ja kui siin juba riik hakkab seda rohkem toetama, siis tundub olevat, et see turg hakkab kasvama ja see firma, ta ongi juba kasumlik ja kasvav, et see võibki rohkem positiivselt seda mõjutada. okei, lähme edasi, vaatame, mis meil huvitavat toimub siis see nädal. et majandusuudistest siin tegelikult väga palju ei ole, et ilmselt turg hakkabki kõige rohkem jällegi vaatama ka see nädal, et mis seal nagu tariifimaastikul hakkab toimuma. aga muidu kolmapäeval tulevad retail sales ehk jaemüügi andmed ja siis natukene kinnisvaraturul ka kohta neljapäeval housing starts building permits ehk selliste nagu algsusfaasis ehitused, kuidas nendega, kas seal on aeglustumine kinnisvaraturul või mitte, saame näha. Ja siis reedel tegelikult see on selline päev, kui nii meil Eestis kui ka Ameerikas on siis punane päev kalendris ehk siis riiklik püha ja suur reede ja siis Ameerika turg on ka suletud, ehk see nädal meil on lühendatud kauplemisnädal esmaspäevast neljapäevani. See nädal meil hakkab juba tulemuste hooaeg hoogu saama, rohkem firmasid me näeme siin raporteerib juba kvartaaltulemusi. teame enne turu avamist juba Goldman Sachs raporteerib kvartaaltulemused. üldse palju pankasid siin, Morgan Stanley juba reedel raporteeris, siin me näeme Bank of America City veel raporteerivad. meie lemmikbroker Interactive Brokers teisipäeval ka raporteerib kvartaaltulemused. Ja siis olulised pooljuhtide sektorist firmad. kolmapäeval enne turu avamist ESML raporteerib ja neljapäeval enne turu avamist TSMC raporteerib kvartaaltulemust. Need on kindlasti väga huvitavad, vaatame üle neid järgmises saades. Kindlasti siin ka minu jaoks väga huvitav Netflix neljapäeval peale turgu sulgemist. Kusjuures aktsia hinnareaktsioon, kuna reedel turg on suletud, et siis tegelikult, kuidas Netflix reageerib oma kvartaaltulemusele, näeme alles esmaspäeval. Äh, ja siin ka teised. Johnson and Johnson ka nendest tuntumatest, võib-olla siis American Express ja nii edasi. Et juba hakkavad tulema huvitavad kvartaaltulemused ja hakkame nägema, mis esimeses kvartalis olema oli tulemust ja kõige huvitavam ja ma arvan, et turg kõige rohkem hakkab vaatama seda tegelikult, et mis prognoosid nüüd antakse ja mis öeldakse tariifide kohta ja kuidas need hakkavad mõjutama siis. nii, lähme saade teise osa juurde, kus me vaatame rohkem siis sellised nagu lühiajalised turuliikumised, nädalased, päevased, siin meil rohkem rolli mängib selline nagu tehniline analüüs, et üritame aru saada, mis turul hakkab lühiajaliselt perspektiivil toimuma ja kuidas selle peal saab siis teenida, et mis huvitavat aktsiat saab kaubelda. alustame sellest, et vaatame siis peamised indeksid. S&P 500, noh, kui eelmine nädal me nägime suur langus, sulgemine miinimumi juures, siis üle-eelmine nädal, siis eelmine nädal täitsa vastupidine käitumine, et alguses küll avanesime edasise langusega, aga siis järsk pööramine, siis lõpuks sulgeme 5,7% plussis ja ka siin pigem nagu maksimumi juures selline nagu järsk muutus, impulss läks juba siniseks, mis tähendab seda, et siin juba sellist nagu ostukeelu ei ole. Force Index hakkas siin taastuma väga suurelt ülemüüdud staatuselt, et näitab, kui suur tegelikult müügisurve meil siin oli. Ja Russell on veidi nõrgem, siin me nägime veidi väiksemat taastumist, tegelikult 1,7% kõigest.
ja siin tundub olevat, et see hetkel 200-nädalane libisev keskmine on juba vastupanu, et käis vastu seda taset ja sulges natukene madalamal. siin me ka nägime sellist nagu rekordmüügisurvet, mis hakkas hetkel siis juba vähenema. Russell 2000 poolt me näeme, et impulss on veel punane, et siin veel sellist nagu ostu äh, ostukeeld on veel on. Ja siin ka tegelikult need graafikud näitavad meile, et siin on S&P 500, 500 suurimat firmat ja siin on Russell 2000, 2000 väiksemat firmat. ja jällegi, kui valida mingit väikset, me rääkisime täna, kas valida mingi väiksema kohaliku firma, mis ei ole tariifidega mõjutatud või mingi globaalse firma, mis võib olla tariifidega mõjutatud. no kui vaadata siin pikas perspektiivis, suurimad firmad ikkagi rohkem kasvavad kui väiksemad firmad ja siis, kui hakkab kukkumine, siis nad kukuvad ka ilmselt nagu vähem kui väiksemad firmad, et väiksed firmad tariifid või mitte ikkagi nagu äh, tundub olevat, et neil on nagu rohkem riski ja vähem tootlust kui ikkagi nagu suurtel firmadel. Vaadates päevast graafikut, siin me näeme eelmine nädal arengut, et see jällegi rekordiline müügisurve, siis indeks üritas taastuda ja siis oli veel üks katse langeda ja sellel teisel katsel langeda me näeme, mis müügisurve juba oli teisel katsel, et see oli siis võrreldes eelmise katsega üsna väike. ja meil hakkas see põrge siin edasi. Tundub olevat, et hetkel meil on siin põhi ajutine saavutatud ja nüüd on alganud põrge, mis võibki siin meid viia selle 50-200 päevase libiseva keskmiseni juurde. et hetkel vähemalt siin märgid kõik viitavad sellele, et kohe vaatame ka turu indikaatorid mis räägivad ka sellest, et põrge võiks jätkada. Sarnane areng siin Russelli päevasel graafikul, et siin tundub olevat põhi oli saavutatud, rekordiline müügisurve, siis teise müügilangusega, et siin juba müügisurvet eriti ei olnud. Ja turg hakkas uuesti siin taastuma, et siin tundub olevat ka niimoodi visuaalselt päris hea põhi formeerunud ja Russell võib-olla põrgab siin, noh, kõigepealt siis 22 päevase libiseva keskmise juurde, võib-olla siis 50 päevase libiseva keskmise juurde. et vaatame veel TradingViews need graafikud täpsemini, aga hetkel jah, siis nädalasel graafikul me nägime ikkagi siis langustrendid ja on näha põrged ja väheneb müügisurve ja päevasel graafikul me ka näeme, et põhi on saavutatud, pigem hakkamegi siin taastuma ja teise müügilainega, mis siin vahepeal tekkis, ei olnud nii suurt müügisurvet. Minu turutabel, turuanalüüsi tabel näitab meil siis väikest paranemist võrreldes eelmise nädalaga. Me näeme, et siin VIX natukene vähenes, 37, ikkagi 15-st kõrgem, see on punane meil. New high, new low läks neutraalolekusse. No siin muidugi multivix rämpsvõlakirjad jäid bearish olekusse, aga seal on ka näha juba paranemismärke. Ja sellised nagu pikaajalisemad graafikud, Industry Group ja S&P 500 pikaajaline graafik, nad jäid veel bearish olekus. Ma panin kommentaariks juba bearish neutral ja bounce ehk meil põrge algab, meil siin mõni indikaator on juba neutral, üks roheline ja need on juba näha, kolm esimest ka, kuigi nad on bearish olekus, aga nad on hetkel paranemas juba. Ehk sellest sõltuvalt mul ongi siis neutraal tulnud bearish juurde, et selline nagu müügisurve vähenemine ja siis tundub, et selline nagu põrge, mis on alanud, et ta võib veel mõnda aega jätkuda. Miks ma arvan, et põrge võib jätkuda, sellise vihje mulle annavad turu indikaatorid, mis ma jälgin, et esimene on siis rämpsvõlakirjad. Me näeme rämpsvõlakirjad ka siin leidsid põhja, teine põhi, mis oli tehtud, see oli juba kõrgem põhi ja reedel vahepeal oli siin suurem tõus, siis vahepeal langesid, aga reedel hakkasid uuesti tõusma. S&P 500 nüüd rohkem siis oli müüdud alla müüdud kui rämpsvõlakirjad ja nüüd meil on tekkinud see vastupidine gap nii-öelda
mis tavaliselt viib selline, et SMP 500 rallib siin rämpsulekirjade tasemeni juurde. me näeme, et siin ta juba hakkas siia liikuma ja me näeme, et siin gap on veel olemas, ehk tegelikult SMP 500-l on veel ruumi, kuhu taastuda. ja kui meil RAM-sulekirjad jäävad samal tasemel või jätkavad siin tõusu, siis see annabki rohkem veel kinnitust, et jah, see põrge SMP 500 poolt siin RAM-sulekirjade tasemeni võib toimida. muidugi tasub olla valmis ka negatiivseks stsenaariumiks, et mis juhtub siis, kui RAM-sulekirjad ikkagi siin hakkavad langema. Et noh, siis ilmselt isegi kui SMP 100 üritab siin natukene põrgata, siis võib-olla läheb ta ka uuesti madalamale, et siin igal juhul ma jälgin, mida rämpsvõlakirjad hakkavad edasi tegema hetkel. Küll positiivne areng. VIX, volatiilsus, siit meil tuligi selline nagu ostusignaal, millest ma eelmine nädal ka rääkisin. Et VIX lendas siin väljaspoolt sellest Bollinger Bandist ülemisest ja siis juba tegelikult meil kolmapäeval esimest korda sulges sellest ülemisest joonest madalamal, andes meile esimese ostusignaali siin täitsa põhjas tegelikult. Ja siis tegelikult neljapäeval üritas rallida sellest tasemest kõrgemale, aga sulges ikkagi madalamal tasemel ja reedel kauples üldse juba kanali sees, kinnitades meil sellist nagu ostusignaali, et lõplik meil tuli siis ikkagi siin ehk VIX-i puhul meil VIX hetkel langeb ja ta on andnud meil siin sellise ostusignaali. Selle indikaatori pluss on see, et ta päris hästi tabab põhjad, selle indikaatori miinus on see, et ta ei ütle meile, kas meil tuleb siin ühe kahepäevane selline inks ülespoole ja siis uuesti madalamale või siit tekib meil selline mitmepäevane, mitmenädalane või lausa mitmekuine mõnikord tõusev trend, et seda ta kahjuks meile ei ütle. Aga lühiajalise põhja ta meile juba signaliseeris. Sama tegi ka bullish percent index. Nädalasel graafikul küll me näeme, et võrreldes eelmise nädalaga see veel langes, aga kui me vaatame juba päevast graafikut, siis me näeme ka, et põhimõtteliselt sellest põhjast, mis oli eelmine nädal saavutatud, tegelikult siin iga päev bullish percent index juba hakkas tõusma, et kui see nädal ta jätkab tõusu ja ta hetkel on meil üle müüdud tasandil, tegelikult me näeme, et siin 22 ta on sel tasemel, kus tavaliselt ikkagi ta saavutab põhja ja siis hakkab tõusma ja turul hakkab tõus ka sellest, et jah, siin tegelikult tal ruumi siin taastuda on üle müüdud nii-öelda olekust. ja kui ta jätkab tõusu, siis tegelikult siin SMP 500 võib ka edasi tõusta. Muidugi, kui ta hakkab siin, no kui ta jääbki siin kauemaks konsolideerima, võib-olla siis läheb veelgi madalamale, siis turg võib-olla nii palju ei taastu, et jääbki kas konsolideerimata tasemele või lähebki madalamale. Ma jälgin siin, mida bullish percent indeks hakkab tegema ja oodatav või parem tahaks, et ta jätkaks siis tõusu. Ühe kuu tipud ja põhjad. Siin ka me tegelikult saime ostusignaali, et siin meil, kui me vaatame tükiliselt, must joon põhjade arv, et vahepeal ta oli siin üle 3600, et seda ka suht tihti ei näe, et päris suur hulgimüük aktsiaturul oli. aga nüüd siin on toimunud kaks positiivset arengut, et esiteks põhjade arv läks 500-st madalamale, hetkel on 385 ja teisalt tippude ja põhjade vahe on läinud -500-st kõrgemaks, et hetkel on 142 -385, on -200 midagi. Vahepeal ta oli siin suurem kui -500 ja siis siin, kui põhjade arv kukkus, siis siin me saime sellist nagu ostusignaali, kui see vahe läks -500-st kõrgemale. ja kusjuures sellel signaalil on olemas ka kolm erinevat taset, et Spike Trade, Alexander Elderi selline nagu kauplejate keskkond on seda signaali nii-öelda nagu välja töötanud ja andnud talle kolm erinevat taset. Weak, medium ja strong ehk selline nagu nõrk, keskmine ja tugev. ja see signaal, mis meil hetkel oli, ta saigi nagu tugeva äh, tase endale, ehk see ka annab mulle siis sellist nagu infot,
et see põrge, mis aktsiaturul on hetkel, siis ta võib jätkuda. Ühe kuu tipud, põhjad turu kapitalisatsiooniga kallutatud, noh, siin on sarnane pilt, siin me näeme, et isegi põhjade arv juba kukkus tippudest madalamale, et see on ka siin positiivne areng. Nüüd on vaja näha edaspidi, et tipud hakkavad tõusma, põhjad jäävad võib-olla siin tasemel ja tüüpiliselt ka ei taha näha, et põhjad lähevad uuesti 500-st kõrgemale. Aga tahaks näha, et tipud jätkaks tõusu. kui turul jätkab kukkumine ja siin põhjade arv hakkab uuesti kasvama, siis see oleks negatiivne areng aktsiaturu jaoks. Nii, siin veel väike reklaam, et äh, kui teil on huvi rohkem selle saade teise osas, et just selline nagu lühiajaline kauplemine, siis meil 12.–14. mais on tegelikult juba kuu aja pärast koostöös Äripäevaga toimub järgmine aktsiakauplemise meistriklass koolitus. Et siin te näete seda kirjeldust, ma video all jätan ka linki selle koolitusele, et võite uurida, vaadata, et kui ammu tahtsite õppida kauplemist, et nüüd need volatiilsed ajad, mis turul on, äh, äh, näete ka, et on palju võimalusi või vastupidi, näete palju riske, et tahaks teada, kuidas neid maandada, kuidas selles olukorras saab oma kapitali kaitsta ja ka kasvatada lühiajaliste tehingutega, kuidas kauplemissüsteemi üles ehitada, et see oleks pikaajalisest perspektiivist kasumlik, et sellest kõigest ma räägin sellel kolmepäevasel koolitusel. Nii et kui teil on huvi, siis vaadake lingi selle video all kirjelduses ja kohtume kuu aja pärast. nii, lähme siin TradingView juurde ja vaatame siin kõigepealt neli peamist indeksit ja siis kauplemisideed konkreetsetes aktsiates, mis mul selleks nädalaks on. Kõigepealt S&P 500 nädalane graafik, et mis me siin näeme. noh, napilt S&P 500 ei korrigeerinud oma 200 nädalase libiseva keskmise juurde. Et siin ma tõingi välja, et ta oli juba suht üle müüdud, -3 mateerist läks isegi väljaspoole, et eelmine nädal sai natukene rohkem sellest väljaspoole, aga lõpuks ikkagi põrkas. et nagu ma tõin välja, et indeks tavaliselt ei ole väga kaua väljaspoolt -3 mateeria, me näeme, et isegi eelmise karuturu ajal ta ei läinud kordagi miinus väljaspoolt, -3 mateerist väljaspoole, et see oli ka siin harulaadne, aga jah, sellest me hakkasime siin taastuma, nüüd siin tekkis ka selline nagu võlts läbi murra 100-nädalast libisevast keskmisest ja tundub, et turg võibki siin nagu põrgata vastu neid langevaid nüüd 22 ja 50 nädalased libisevad keskmised. ehk põhimõtteliselt see on peamine areng, mis ma tegelikult turult ootan, et vaadates kõik need turuindikaatorid, neid ostusignaale, mis nad on andnud ja ma olen oma Telegram-kanalis ka postitanud sellist nagu turupõhjasignaali, mis ma endale välja töötasin, kus kõik need erinevad indikaatorid peaks nagu järjest andma mulle siis heakskiidu või siis nagu sellist checkmark'i, turg on andnud ostusignaali, et kui nad korraga kõik annavad ja tegelikult enamik neist oligi mul juba rohelised, see annab mulle seda vihjet, et pigem on selline nagu peamine stsenaarium selleks nädalaks. muidugi tasub olla ka kõigeks muudeks, et ma ei tea, võib-olla Trump ütleb, okei, pausi ei tule, paneme veel 2 korda kõrgemad tariifid, et noh, siis võime ka hetkel tasemest hakata uuesti kukkuma ja võib-olla siis läheme testima lõpuks ka seda 200 päevast libisevat keskmist, siin -3 mateer läheb madalamale, et siis on järgmine selline siht tekib, aga selleks tuleb olema valmis, aga see on hetkel siis vähem tõenäoline stsenaarium. vaadates päevast graafikut siin ka tundub, et noh, pigem peale nii suurt langust, mis meil siin oli, et pigem peaks tulema suurem põrge ka. et siin päevasel graafikul me olime ka mitu päeva väljaspoolt -3 mateeriat, oli väga palju üle müüdud, lõpuks tuligi põrge. noh, see, et nii suur põrge tuli, tegelikult kui me vaatame graafikus, oligi lihtsalt -3 mateerist libiseva keskmiseni üritas põrgata
Numbriliselt me vaatasime, seal tundus küll nagu, et ulmeprotsendid olid, mis seal üksikaktsiad näitasid oma tõusuks, aga jah, niimoodi tehniliselt vaadates, noh, ei tundu mitte midagi erilist. -3 põrge libiseva keskmine, -3 põrge vastu libisevat keskmist. Et kui sa niimoodi vaatad neid graafikuid, et siis sul neid suured protsendi muutuseid tegelikult mingit emotsiooni ei tekita. Seetõttu mul oligi tegelikult, noh, eelmine nädal, kui ma vaatasin erinevad uudised, kirjutatakse, oo, nii suur tõus või siis keegi kirjutab mulle tuttavatest, et mis toimub turul, nii suur tõus, et minu jaoks on üllatav, mis suur tõusust te räägite, siin oli suur langus, nüüd on suur tõus. kõik on nagu loogiline, tehniliselt vaadates tavaline nagu põrge. Aga jah, siin vaadates päevast graafikut ka, et tegelikult me näeme siin nädalasel graafikul see, kus on see tase, kuhumaani võib põrgata, kus on see 50, 20, 2 nädalane libisev keskmine, siis päevasel graafikul siin tasemel meil on 50, 200 päevane libisev keskmine. et kui see põrge jätkab, siis tegelikult ta võibki põrgata siin samaaegselt +1 ATR-kanal, et see ongi tavaliselt selline ala, kuhumaani põrge toimub, ehk me näeme, et tegelikult siin on veel päris palju ruumi selle põrge raames, mis võiks siin indeks läbida, et tegelikult sellele ma ka oma rahaga nii-öelda panustasin kohe, näitan teile ka omad positsioonid, et see on selline peamine stsenaarium, mis ma ootan. negatiivne oleks see, et tegelikult ta kohe hakkaks siit nagu kukkuma uuesti, et see oleks nagu negatiivne areng, pluss kõik indikaatorid, mis hakkasid positiivseks minema, uuesti hakkavad, bullish percent index hakkab kukkuma, volatiilsus hakkab uuesti kasvama, uued põhjad hakkavad uuesti kasvama, et kui see kõik realiseerub, siis me võimegi saada sellist negatiivset stsenaariumit. Mis saab edasi peale seda põrget? No oleme hetkel langustrendid, madalamad tipud, madalamad põhjad, ehk kui see põrge toimub, et siin on oodata siis järgmist languslainet, et siis siin hakkan jälgima, kas hakkab selline madalam tipp formeeruma. Noh, hetkel veel vara sellest rääkida, me ei tea, mis tasemel see võiks hakata formeeruma, et siin ju erinevad arengud võivad olla, võib hakata siit kukkuma, võib natukene tõuseb, hakkab kukkuma, võib-olla tõusebki selle target'ini, mis ma hetkel eeldan, siit hakkab kukkuma, võib-olla ületab kõike, et lähebki vastu +3 ATR-i, siis testib seda nagu toetus ja siin hakkab juba edaspidi kasvama, et võib-olla see oligi selline nagu üldse selle langustsükli lõpp ja siis edasi hakkamegi edasi tõusma, seda me tegelikult ei tea väga palju. Seetõttu ongi oluline jälgida siin igapäevaselt, iganädalaselt, et aru saada, kui just tahta nagu kaubelda aktsiatega. aga jah, vaatame, et siis peamist arengut, et kui suur põrge tegelikult see nädal tuleb. Vaadates Nasdaqi, et noh, kõik indeksid hetkel käivad suht sarnaselt, et selliste nagu kriiside ajal kõik indeksid suht sarnaselt kukuvad ja põrgavad, et siin me näeme sarnane areng, et läks väljaspoolt -3 ATR-i, siis põrgas tagasi, läks 10 nädalast libisevast keskmisest kõrgemale ja siin tundub ka, võib-olla põrgab järgmiste libistavate keskmisteni, et ja siis võib-olla siin hakkab juba midagi toimuma, kas läbimurre või siis madalam tipp. Et see on suht sarnane areng nagu S&P-l ja päevasel graafikul samamoodi. Mis me nägime hetkel, oligi siis see põrge üle müüdud seisust libiseva keskmiseni, nüüd üks languslaine, millega siin me näeme, et Force Index Nasdaqil isegi miinusesse enam läinud. See ka annab siis nagu sellist nagu, et siin juba selline nagu ostusurve on tekkimas, ka annab sellist vihjet, et võib-olla siis tulebki veel üks selline nagu tõusulaine selle põrge raames, korrektsioon, tõus, selline nagu zigzagi moodi liikumine, üsna tavaline aktsiaturu jaoks, selline on siis peamine areng Nasdaqis. Dow Jones suht sarnaselt, et siin nädalane graafik ka 100-päevane libisev keskmine väljaspoolt -3 ATR-i, põrge hetkel ja päevasel graafikul samamoodi tundub olevat see tsoon siin, kuhumaani siis indeks võib põrgata, aga seal on juba mingi vastupanu hakkab tekkima. ja kõige nõrgem meil on siis Russell 2000, et siin tegelikult, kui vaadata nädalast graafikut, siin on näha, et ta on tegelikult kukkunud juba selle tasemele, kus ta oli meil siis
sel ajal, kui meil oli karuturg 2022, 2023, põhimõtteliselt sellest karuturu ajast see taastumine, kõik, mis oli, nüüd on tagasi antud, et oleme tagasi põhimõtteliselt samal tasemel, kus olime aastal 2022, 2023. Jällegi näitab, kui palju väiksed firmad võib-olla siis mõjutatud isegi rohkem kui suured firmad, et äh, siin me näeme ka väljaspoolt -3 oli kukkunud, et hakkas taastuma. Hetkel siin vastupanu 200-päevane libisev keskmine toetus on ka see kauaaegne toetus, mis meil siin oli. Alumise selle toetuseni veel ei läinud, hetkel põrkaski sellest esimesest toetustasemest, et kuhumaani Russell võib põrgata, no siin 200-päevane, võib-olla see vastupanutase ka läheb seda testima see nädal, me näeme, et ta on siin üsna hästi nende tasemete vahel käitub ja siin me üsna pikalt jälgisime seda vastupanutaset, et see tundus olevat, et siin väga hästi toimub, nii et jah, kuna ta hoiab nii hästi need taset, et siin on loogiline, et nüüd sellest tasest võib tulla põrge nüüd järgmise tasemeni. Vaadates päevast graafikut, et siin meil Russell sai isegi rohkem müüdud allapoole kui teised indeksid, et siin oli kauem väljaspoolt -3 väga suurt põrget veel ei olnud, et siin isegi liibiseva keskmiseni on päris suur põrge. Võib-olla siis selle tasemeni, et siin 50-päevane hakkab madalamale tulema, et see on siis selline põrge, mis võib juhtuda. Negatiivne oleks muidugi, kui ta kohe hakkaks uuesti siia taseme juurde minema ja halvemal juhul siis läheb sellest madalamale veel järgmisele tasemele. Okei, selline siis nagu turult ootus, hetkepilt, et siis põrge ja prognoos, et põrge või mitte prognoos, peamine stsenaarium, et põrge jätkab mul. Ja kuidas siis ma olen selle panustanud, et ma olen siis mõned aktsiad ostnud, oodates, et siis nad koos turu edasise põrgega saavad ka veidi tõusta. Et oluline võib olla selle ostusignaaliga, mis turul on tekkinud, ongi just see hetkel, et see ei ole mingi, noh, me ei tea hetkel, et see ei ole mingi olulise põhisignaal, ma võtan seda nagu hetkel selle nagu põrge, mis on alanud, et selle jätkusignaal. Ma hetkel võtan seda signaali sellisena, muidugi tulevikuks ta võib areneda ka mingit selleks, et sellest tuleb meil oluline põhi, aga hetkel me ei tea. Et hetkel ma natukene ettevaatlikum olen selle suhtes. Ja esimene aktsia, mis ma saingi ostetud, oli tegelikult Nvidia. Nvidia meil oli siin ka üsna ülemüüdud -3 juures ja mis mulle Nvidia puhul meeldib, et noh, siin on hetkel näha, et meil on selline langustrend ja meil on põrged olemas, et siin on ka põrge juba libiseva keskmiseni toimunud, et tundub, et võib-olla siis siit toimub järgmine languslaine. aga mulle tundub, et ta läheb veel siin natukene kõrgemale selle põrgega, et siin 200 päevast libisevat keskmist võib-olla testima. Et põhjus, miks ma seda arvan, ma näen, et tegelikult siin müügisurve aina väheneb, et Force Index näitab meile, et siin oli suurem müügisurve, siin oli juba väiksem ja viimase langusega oli veelgi väiksem ja nüüd see muutus lausa ostusurveks ehk see pluss lisaks selline nagu turu ostusignaal ja kuna see on nagu väga palju käib koos selle turuga, siis ta võibki siin natukene siis rohkem põrgata, et kuidas ma siin positsiooni võtsin, siin ma jälgisin, kuidas oli põhi tekitatud, esimene kõrgem põhi ja siis põhimõtteliselt teise kõrgema põhjaga, kui tulid ka kinnitused turu indikaatorite poolt, et siis ma võtsin siin pika positsiooni suht lähedal saada stopi panna, et hetkel isegi, nagu ma mainisin, et ma hetkel liigutan stopit väga agressiivselt, et hetkel juba liigutasin sellest põhjast madalamale stopi, vähendades oma esialgse riski kahekordselt põhimõtteliselt. Ja nüüd siin me näeme, et juba tariifide uudistega isegi natukene eelturul Nvidia natukene käpab kõrgemale, noh, ma ootan esimene kasvuvõtt +3 mul tunnisel graafikul. ja päevasel graafikul, kuhumaani ma ootaks,
no kõigepealt siis selle 200-päevase libiseva keskmiseni on mu esimene selline siht, aga heal juhul võib-olla üritab siin põrgata vastu +2 või isegi vastu +3 mateeria võib-olla. Eks me näeme, kuidas seal olukord hakkab paranema. Hakkan seda positsiooni aktiivselt juhtima, nagu ikka, et ei hakka ära arvama, mis hakkab tegema, mul on oma sihid ja stopp on pandud ja siis turg ise otsustab, mille vastu ta läheb. Netflix. Netflixis mul eelmine nädal oli lühike positsioon, et ma näitasin, kuidas ma siin kauplesin siis seda langust, mis siin oli, et eelmine nädal ta kukkuski siin vastu 200-päevast ja -3 mateeriat, ma rääkisin, et seal ma hakkan võtma juba oma teist kasumit, et siin sai kasum võetud, väljusin täielikult positsioonist ja siis nädala lõpuks juba nägin, et siin ka formeerub üsna selline nagu pulline areng ja seda on näha eriti hästi siin nädalasel graafikul. Et siin meil oli korrektsioon -1 aterini ja siis hind taastus ja läks 22 nädalast libisevast keskmisest kõrgemale, tekkis selline nagu võltsläbimurre sellest tasemest ja nüüd selline nagu tõus võib siin nädalase graafiku järgi jätkata. Ja päevasel graafikul me suht hästi siin taastusime, siin ka tekkis selline nagu divergents force indeksiga, et selle müümisega meil oli selline müügisurve, selle müümisega meil oli juba väiksem müügisurve, kuigi hind siin tegi madalamad tasemed ka. Aga üsna hästi reageeris selle 200-päevasele libisevale keskmisele, et siit hakkas taastuma, et nüüd ma ootan, et võib-olla see tõus siin jätkub kuni +3 mateerini lausa, et siin muud vastupanu tegelikult Netflixil ei ole hetkel. Ja kuidas ma siin kauplesin, et eelmine nädal ma näitasin seda tehingut, siin shortisin, siin oli esimene kasumivõit, siin oli teine kasumivõit ja siis läks vastu stopi. Stopi ka agressiivsemini hakkasin madalamal liikuma, et rohkem kasumit kaitsta. Et siis oli väljutud ja siis edaspidi jälgisin, et mis siin arengud toimuvad, siis hakkasid tulema kõrgem põhi, järjekordne kõrgem põhi ja siis siit ma juba hakkasin pikka positsiooni võtma, et siin sai ka stopi alguses pandud natukene kaugemale, nüüd on sellest põhjast madalam. Et väike risk ja kui turg jätkab oma põrget, siis siin on teenimispotentsiaali päris palju võib-olla Netflixis. Palantir, sarnane areng, et siin ka eelmine nädal mul oli lausa lühike positsioon, et siin sai sellest kasum võetud, et siin ka kukkus päevasel graafikul lausa -3 terini, aga siis hakkas hästi põrkama ja nüüd me näeme päevasel graafikul läks kõikidest libisevatest keskmistest isegi kõrgemale, et suht hästi siin 2 päeva konsolideeris nendest libisevatest keskmist kõrgemal tasemel ja nädalasel graafikul siin on üsna sarnane areng nagu Netflixil, et läks sellest nädalasest 22 nädalast libisevast keskmisest kõrgemale, siin tegi selline võlts läbimurd sellest libisevast keskmisest madalamale, kõrgem põhi võrreldes eelmiste põhjadega, et kõik sellist nagu, mis on omane tõusvale turule. Ja siin ma ootan +3 mateerini, võib-olla üritab siis tõusta ja siin positsiooni võtmiseks ma põhimõtteliselt paljudes aktsiates üsna sarnane areng oli tunnisele graafikul põhi, kõrgem põhi, siis teine kõrgem põhi pluss lisaks turult ka me saime siis ostusignaali, et põhjus, miks ma seda esimest kõrgemat põhja ei võtnud oligi tegelikult enamasti selles, et turult ei olnud veel sellist nagu ostusignaali ja see tegelikult siin tekkis meil ju selle tariifipausi uudisega. Et tegelikult seda ka oli suht raske kaubelda, kui sa seda uudist kohe ei teadnud, et siin suht kiiresti turg hakkas nagu rallima. Aga jah, parem ostukoht tekkiski meil siis hiljem, väike korrektsioon turult, ostukinnituse, siin me näeme kõrgem põhja, siis siin on hea koht, kus võtta pikka positsiooni, et mis ma tegin ka Palantiris. Spike Trade'is, kus meil on iganädalane kauplemisvõistlus, see on Aleksander Elderi selline kauplejate keskkond, et Spike Trade'is ka kaks Spikerit, sellist nagu kõrgliiga kauplejat, kaks neist on valinud ka Palantiri ostukandidaadina selleks nädalaks, et need on need teinud, mis nad tahaks teha. Et mitte, mina ei ole üksi, kes näen siin nagu sellist ostuvõimalust. Tesla,
Tesla tegelikult ka siin positiivselt areneb, et nädalasel graafikul mulle meeldib, et siin 200-nädalane läbisev keskmine suht hästi pidas vastu, et 2 korda ta oli testinud, selline topeltpõhi tekkinud ja nüüd ta võib põrgata ka siin vastu neid langevaid, libisevaid keskmiseid natukene. Selline nagu tehniline põrge. Päevasel graafikul ma vaatan, kas ta saab siin ka vastuseid neid 250 päevast libisevat keskmist põrgata, et siin on suht hea selline topeltpõhi on tekkinud ja siis ma ootan siin väikest edasist tõusu. Siin natukene teistmoodi näeb välja see tunnine graafik, et siin meil oli selline nagu topeltpõhi ja siin tekkis selline kõrgem põhi ja see on minu jaoks see koht, kus ma võtsin siin pika positsiooni. Siin ka stopp kõigepealt ma vaatasin sel tasemel, et arvutasin positsiooni suurust arvestades seda stoppi, aga siis väga kiiresti liigutasin stoppi juba sellest põhjast madalamale, et järjekordselt mainin, et kuna hetkel on väga volatiilne olukord turul, sest siis mina hetkel ikkagi eelistan stopid lähemale panna, kui tekib meil selline nagu uudisepäev, et hind siin pidurdamata liigub, järsult mind ei ole arvuti taga ja mul on siin stopp näiteks, et tegelikult mul olidki lühikesed positsioonid, kui see uudis välja tuli ja siis enamikud olid plussis ja stopid olid seal nullis või kaitstsid mingit kasumit juba ja kui tuli see Trumpi pausi uudis, siis tegelikult nad kõik läksid vastu stopi ja ma ei kaotanud seal midagi. Et selline nagu agressiivsem stopi liigutamine juba päästis mind korra kahjumitest selle langusega, jah, hetkel ongi olulisem tegelikult, kogenud kauplejad teavad, olulisem on säilitada kapitali, no mitte ainult hetkel, vaid üldse. Äh, kui minna siis nagu volatiilsel ajal väga agressiivselt sisse. nii, Teslaga on siis selline areng. Clear Secure, et selle aktsia ma tõin välja juba eelmine nädal, mainisin, et ta siin nagu nõrga turu taustal suht tugevasti käitub, et siin oli hea põhi, siin ta hakkas sellist nagu kõrgemat põhja formeeruma või eelmine nädal ma tõin välja, et siin on see potentsiaalselt võimalikult, et formeerub ja siis tegelikult see on hea näide, et kuidas ma noh, toon välja võimaliku stsenaariumi ja siis, kui ma näen, et hind tegelikult teeb seda, mis ma selles stsenaariumis ootasin, siis kuidas ma päriselt positsiooni võtsin, et sest siin ma nägin jah, täpselt kõrgem põhi formeerus, hind läks sellest vastupanust kõrgemale kõikidest libisevatest keskmisest kõrgemale. Ja tegelikult see oligi minu jaoks siis selline ostu äh, paterni kinnitus ja tunnisel graafikul siin on näha põhiformeerus, rallis vastu +3 mateeria, tegi kõrgema põhja ja põhimõtteliselt siin ma võtsin pika positsiooni. Hetkel on see positsioon juba kasumis, et siin esimene kasumivõtu order suht lähedal ka ja stopp on juba ka tõstetud põhimõtteliselt sellest põhjast veidi madalamale, et siis mul on siin väga väike risk juba selles aktsias. Et jah, siin üle 2 nädala põhimõtteliselt siis saigi monitoorida, et kuidas see kauplemisidee mul tekkis, kuidas ma seda siin esitlesin, mis stsenaariumi ma tõin välja ja nüüd see nädal on näha, kuidas see stsenaarium realiseerus ja kuidas ma võtsin siin pika positsiooni. Et noh, järgmine nädal võime siis vaadata jällegi seda aktsiat, et kuidas siis see avatud positsioon lõpuks siis arenes, aga hetkel näeb välja üsna hästi. Selline nagu kõrgem põhi formeerunud ja võib rallida siis vastu +3 mateeri päevasel graafikul. Apple, Apple'is ka võtsin pika positsiooni, et Apple'i puhul vaadates nädalast graafikut, et siin oli oluline areng, et Apple testis oma 200 nädalast libisevat keskmist, pole ammu seda testinud, lõpuks testis seda, tegi võlt läbi mure, siis päris hea põrge sellest algas. Päevasel graafikul mis mulle Apple'i puhul meeldis, et ta oligi tegelikult teistest rohkem üle müüdud, et siin läks väga palju väljaspoolt -3 mateeria, et siin tal isegi tavaline tehniline põrge 22-päevase libiseva keskmiseni, mulle tundus, et siin on päris ahvatlev see lõik, mida kaubelda, aga kui ta
põrgaks veelgi kaugemale, siis tegelikult Apple'i puhul siin ma nägin natukene rohkem potentsiaali. Äh, tunnisel graafikul, kuidas ma siis kauplesin Apple'it, ma vaatasingi siin põhimõtteliselt siis kõrgem põhi ja siis turult ka lisakinnituse, siis ma võtan siin pika positsiooni. esialgne stopp jällegi oli madalamal tasemel ja siis, kui hind juba hakkas minu suunas liikuma, siis ma väga kiiresti liigutasin stopi juba kõrgemale tasemele. nüüdel turul me näeme juba selle tariifi uudisega, tegelikult Apple juba kaupleb kõrgemal tasemel, mul on siin kuskil esimene kasumiotu order, et võib-olla see positsioon juba annabki mulle siis esimest kasumit nendest pikkadest positsioonidest, mis ma neljapäeval, reedel siin hakkasin võtma turu ostusignaali taustal. Z-skaaler siin, kui vaadata nädalast graafikut, siis siin ka üsna huvitav areng, et siin on väga hästi näha, kuidas see 200-päevane libisev keskmine hästi hoiab hinna, et siit alati hind meil põrgab, järjekordne test oli, järjekordselt põrgas, positiivne areng ja päevasel graafikul me näeme, käis vastu -3 ja siis taastus siin 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemale, testis seda nagu toetus ja jäi sellest tasemest kõrgem 2 päeva järjest. Nüüd võib proovida siin rallida vastu +3 päevasel graafikul. Siin oli see pattern tunnisel graafikul, kus ma jälgisin kõrgem põhi ja siis teine kõrgem põhi turu põhi ja kinnitusega ja siis ma siin võtsin pika positsiooni. Järgmised kaks aktsiat on Brasiilia aktsiad, Stoneco ja Paxiguero. Neil olid veidi erinevad paternid üldse võrreldes turuga, ka üsna nagu positiivsed, et kui me vaatame STN-e, Stoneco, siin me näeme, et tegelikult ta siin 2025 alguses saavutas põhja ja siis siin on juba selline nagu tõusev trend selles aktsias, vastu turgu üldse nagu liigub. Siin vahepeal olid ka head kvartaaltulemust raporteeritud, läks väljaspool +3 200-päevast libisevast keskmisest, sai kõrgemale ja nüüd hakkas siin nagu konsolideerima, formeeris kõrgemat põhja ja kui hakkas siin 20 ja 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemale minema, see oli juba siin hea kinnitus, et põhi formeerunud ja see oli minu jaoks see koht, kus ma võtsin siin pika positsiooni ja nüüd ma ootan siin rallit vastu +3 päevasel graafikul, et kuidas siin tunnisel graafikul nägi välja, et siin on väga hea areng oli, oli näha selline nagu põhi oli formeerumas lõpuks. Sain siin kõrgem põhi ja siis teine kõrgem põhi kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale läks päevasel graafikul soodne areng ja siis siin ma võtsin pika positsiooni. Siin ka sai stopi kõigepealt pandud madalamal tasemel ja siis, kuna turg läks juba miinussuunas, siis tegelikult stopp on siin juba üsna lähedale juba sellest miinimumist madalamale liigutud ja see risk, mis mul siin positsioonis on üsna väike. põhimõtteliselt ma võtsin päris palju pikkasid positsioone juba selle põrgega, selle signaaliga, aga kuna nad juba natukene liikusid minu suunas, et juba kinnitasid natukene, et mul oli õigus, siis ma väga kiiresti liigutan stoppi ka, isegi kui turg nüüd pöörab minu vastu, siis mul oleks nagu maksimaalselt väiksed kahjumid, kui läheb vastu mu stoppe. Selline siis areng STN aktsiaga Paxiguero, see on, need aktsiad käivad koos suht hästi, mitte võib-olla üks-ühele, aga enam-vähem neil on nagu sarnased arengud, et nad on samast valdkonnast seal Brasiiliast, fintechi firmad. Siin ka me näeme, 2025 sai põhi saavutatud, üsna sarnane areng, tipp, kõrgem põhi. siin ta kõrgemat tipu poole ei teinud, aga kõrgema põhja teist teinud küll. ja siin ka läks 22, 50, 100 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. siin on ainult vastupanuse 200-päevane hetkel. Noh, ma ootan, et ta siin ikkagi saab sellest kõrgemale ja võib-olla proovib siin rallida vastu +3. vähemalt võrreldes turuga ta on tugevam ja positiivne areng seal
päevasel graafikul ja tunnisel graafikul ka siin suht sarnane pattern nagu STN-e, siin oli põhi, siin on kõrgem põhi ja siin ma saan sellist lisakinnituse ka turu poolt lisaks, et siin ma võtsin pika positsiooni ja ka stopp on hetkel juba üsna lähedal. väga vähe riskin selles tehingus. Vertex Pharmaceuticals on järgmine aktsia, mis ma ostsin. Siin on nädalasel graafikul üsna hea areng juba, et me näeme, et peale seda põhja, mis ka hind kukkus siin vastu -3 jällegi, kui hästi see kanal siin toimis. Põrkas sellest kanalist üsna hea põrge ja nüüd põhimõtteliselt tegi siis korrektsiooni 20 ja 50 nädalase libiseva keskmise juurde, tegi sellist nagu reversal candle ehk selline nagu tulp, mis käis miinimumist, siis sulges maksimumi juures, positiivne areng. Kõrgem põhi formeerus nädalasel graafikul, et siin on selline nagu selge tõusev trend. Siin on isegi trade, kui paljudes tehingutes on trade trendi vastu, siis siin on isegi siin ja selles Paxi-Gueros Stonco, seal on lühimaajalisemad tõusvad trendid päevasel graafikul, aga Vertexil me näeme juba isegi nädalasel graafikul tõusev trend ja päevasel graafikul. Siin ka peale seda suurt tõusu me nägime natukene suuremat korrektsiooni, suht hästi jäi seisma siin 200 päevase libiseva keskmise juures, me nägime siin sellist nagu võlts läbimurret ja hakkas taastuma. Nüüd võib proovida rallida no, kas vastu eelmiseid tippusid või võib-olla läheb veelgi kõrgemale vastu +3 päevasel graafikul. Need on need kohad, kuhu ma sihin, kuidas ma siin positsiooni võtsin, siin ma vaatasingi, kuidas ta siin need põhjad formeerus ja siis lõpuks rallis. Siin sai kõrgema põhja tehtud, turult saime kinnituse, siis ma võtsin siin lõpuks pika positsiooni. Alguses stoppi arvutasin siin ja nagu näha, et ATR-kanalid tegelikult, mis on nende ATR-kanalite võlu, et siis, kui meil on volatiilsus madalam, me näeme, et siin -3 ja +3 vahel on selline vahe. Hetkel volatiilsus suurem -3 ja +3 vahel, meil on juba selline vahe. Et on näha, et volatiilsus on suurenenud. Ja kui ma panen stopid, siis ma tegelikult kasutangi need volatiilsused, vaatan ATR-kanaleid ja hetkel tegelikult stopid, kui ma esialgselt panen, siis nad ongi tegelikult kaugemal, kui nad oleks siis, kui oli madalam volatiilsus turul. seega mul positsioonid tegelikult hetkel on madalamad kui muidu, risk on muidugi standardne nii siin kui ka siin. Aga positsioon on väiksem, mis lubab siiski sellel volatiilsusel, noh, et kui ta hakkabki siin nagu volatiilsemini käituma, et siis mul stopp piisavalt kaugel ohutuskohas on pandud. aga jah, hetkel on juba tõstetud see ka kõrgemale tasemele. siin, et ma riskin siis veelgi vähem, kui esialgselt oli plaanitud. et ATR kanalid väga hea selline nagu tööriist, mis aitabki selle muutuva volatiilsuse taustal õigesti oma siis stopid panna ja mitte riskida nagu üleliigselt siis, kui volatiilsus turul suureneb. nii, järgmine on CrowdStrike, ka tegelikult nädalasel graafikul tõusev trend, me näeme, et siin läks kõikidest libisevatest keskmisest kõrgemale, siin on üsna hea selline kõrgem põhja, sai formeeritud ja päevasel graafikul ka suht hea selline nagu topeltpõhivõlts läbi murega ja nüüd tõusis kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale, et võib-olla proovib siin rallida vastu +3 päevasel graafikul. Kuidas ma siin positsiooni võtsin, suht sarnaselt teiste aktsiatega, et põhi, kõrgem põhi, teine kõrgem põhi kinnitus turult ja siis ma siin võtsin pika positsiooni. ja Uberis ka sai pikk positsioon võetud, et siin ka nädalasel graafikul juba näeb hästi välja, siin ta noh, tõusvas trendis võib-olla ei ole, kuigi siin me ka näeme tegelikult kõrgemad põhjad, et kõrgemat tipusid ei ole, et pigem ta on siin meil kanalis kauplemas, võib öelda, et siis hakkas liikuma sellest alumist kanali tsoonist ülemise kanali tsooni juurde, et hetkel kõikides libisevates keskmisest kõrgem juba ja päevasel graafikul hetkel on toimunud põrge -3 vastu libisevaid keskmiseid ja siin ta sulges reedel siis kõikidest libisevatest keskmisest kõrgemale, et võib-olla proovibki siin rallida vastu +3 päevasel graafikul.
kuidas ma siin jälgisin, et siin sarnane olukord. Põhi, kõrgem põhi, siin veel teine kõrgem põhi kinnitusturult ja siis siin, et suht sarnaselt kõikides aktsiates olid mul positsioonid võetud. Nüüd paar aktsiat, kus mul positsiooni veel ei ole, mida ma veel jälgin, et esimene on Okta. Siin on ka nädalasel graafikul hakkab huvitav areng tekkima, et siin oli põhi, nüüd ta hakkab siin kõrgemad põhjad meil tegema. 50, 22 nädalast libisevad keskmist hoiavad suht hästi. Sulges siin 200 nädalast libisevad keskmist kõrgemale, et võib-olla siis proovib seda tõusvat trendi, mis tal on alanud, jätkata ja päevasel graafikul ka suht hästi siin -3 200-päevane libisev keskmine pidasid vastu, et esimene põrge on toimunud, et nüüd võib proovida rallida vastu +3 siin päevasel graafikul, et mis ma siin tunnisel graafikul jälgiks. No tegelikult siin on juba olemas ka sarnane pattern, et siin põhi, selline nagu kõrgem põhi, et siin võis juba pika positsiooni võtta. Aga siis võib jälgida ka see nädal, et kui ta läheb sellest tasemest kõrgemale, ma jälgin, või siis proovib, teeb veel mingi väikse inksu allapoole või läheb kõrgemale, siis teeb inksu allapoole, et see on tegelikult see stsenaarium, mis mina kõige rohkem nagu jälgiks ja kaupleks. Et see on üks võimalik kauplemisidee ja veel üks selline kauplemise, võib-olla ka investeerimisidee hetkel, et siis Alibaba, et Hiina suhtes on hetkel negatiivsed väljavaadet, aga kui me vaatame Alibaba aktsiat, et siin tegelikult juba suht positiivne areng toimus. No me juba vaatasime, et ta tegelikult fundamentaalselt suht hästi hinnastatud ja tehniliselt ta meil juba näitab, et siin on, hakkab juba tõusev trend arenema. Põhi oli tehtud, esimene ralli väljaspoolt +3 esimene kõrgem põhi, teine ralli väljaspoolt +3, et siin te mäletate, ma veel mainisin, et ta on üle müüdud kogu Hiina turg, et nüüd on hilja seda osta, on vaja oodata korrektsiooni libisevate keskmiste juurde. ja noh, nüüd me saime seda korrektsiooni, et nüüd ta ongi siin kohal, tegelikult ta võibki järgmist kõrgemat põhja formeeruda ja siis uuesti proovida rallida, et kui see tõusev trend siin jätkub, siis selline areng peaks siin toimuma. Ja päevasel graafikul me näeme, kus see langus peatus täpselt -3 ja 200-päevase libiseva keskmise juures. et nüüd ma jälgin, kuidas ta hakkab siin nagu põhja formeeruma, kui teeb, siis võib-olla siin investorite jaoks võib-olla, kes tahtsid ammu juba Alibabasse investeerida, aga kogu aeg, kui nägid seda, siis ta oli siin juba üle müüdud väljaspoolt +3, et võib-olla sinna ei jõudnud, siis tegelikult siin, kui ta hakkab seda põhja formeeruma, siis võib-olla veel üks hea selline nagu investeerimisvõimalus Alibabasse on hetkel tekkimas. nii, see on siis kõik tänaseks. et tuleb kindlasti huvitav nädal, vaatame, kuidas see põrge hakkab arenema, kas mu pikad positsioonid toovad mulle mingit tulu või vastupidi, läheb kõik vastu stoppi ja siis ma saan palju väikseid kahjumeid ja olen valmis uuteks võimalusteks, järgmises saades siis vaatame kõike seda. Kes on liitunud tasulise kanaliga, siis täna õhtul veel kohtume kell 8, vaatame siis, mis turg hakkab tegema. Ja kõigile siis soovin edukat kauplemisnädalat. Kohtume juba järgmine esmaspäev. Kõike head!